sa tõenäoliselt sööd seda liiga vähe. Mis see on? See on asi, mida natukene näiteks leidub siin õunas, selleks on kiudained, kus kohast ma saan enesekindlused väita, et sina, kes seda videot praegu vajutasid ja kellest ma tõenäoliselt suurt midagi ei tea, ma ei tea ka sinu toitumises suurt midagi, kus kohast ma julgen teha selle väite, et sina sööd seda liiga vähe, on näiteks 2014 aasta Eesti rahva toitumise uuring, suur uuring, kus siis uuriti Eesti inimeste toitumist. Ja mida siis 2014 aasta uuring eestlaste kohta näitas, oli see, et keskmiselt täiskasvanud Eesti inimesed söövad kiudaineid päevas vahemikus 17–19 grammi, aga kui vaadata sama andmestiku teisi näitajaid, siis võib veel näha, et sõltuvalt vanusegrupist kiudainete tarbimine normist väljas võib olla sihuke vahemikus 40–70% Eesti inimestest, mis tähendab seda, et sina, kes seda videot vaatad, siis on sihuke võib-olla 50-50 võimalus, et sa regulaarselt tarbid kiudaineid liiga vähe. Ja enne kui räägime, millised on mõned lihtsad nipid, et rohkem tarbida, räägime üldse, mis need kiudained on. Nad on enda olemuselt süsivesikud, aga nad on kindlalt tüüpi süsivesikud, mida ka natukene leidub siin õunas. Ja nad on sellist tüüpi süsivesikud, mis sinu soolestikus ei seedu naljalt ega imendu. See tähendab seda, et nad liiguvad sul seedekulglast peensoolest päris kenasti läbi ja jämesooles, natukene siin seedekulglas allpool, kus on enamus sinu bakteristest, kes sinu sees elavad, nendele on nad toiduks, nad on prebiootikumid, ehk siis nad toidavad sinu jämesooles olevad bakterid, mis on väga tore, sellepärast et mikrobiomis meie seedekulglas olevad bakterid, nende kolooniad on suuresti osa meist. Nad elavad meiega koos. Kui nemad on väga õnnelikud, siis võid ka sina väga õnnelik olla. Kui sina oled väga õnnetu, siis võivad ka nemad väga õnnetud olla. Üks viis, kuidas nendel võib-olla tuju paremaks teha, neile ka rohkem süüa anda. Nii et siit tuleb juba välja üks kiudainete piisava tarbimise hüvesid, milleks on see, et sa toidad oma armsaid bakteritest sõpru, kes sinu sees elavad. Paljud kiudained ka seovad endaga vett ja kiudained tervikuna suurendavad sul soolestikus toidukördi mahtu. Nii et tervikuna sul on natukene see soolestik, saab seal natuke rohkem mõnusalt täis ja seal on teatud ka mehaanoretseptorid. Põhimõtteliselt sinu närvisüsteem ka tajub ja organismi talitlus tajub selle ära, et sul on kõht võib-olla natuke rohkem täis, juhul kui sinu toidus on ka rohkem kiudaineid. See siin on selline 150 grammi õuna, see siin on selline 150 grammi õunamahla. Mõlemas on võrdne kogus toiduenergiat. Kui ma selle ära joon, ei saa suurt midagi aru, et oleks hullult söönud midagi, et kõht täis oleks. Kui ma selle ära söön, siis juba tunnen, et kõhus on midagi. Siin on ka kiudained, siin on kiudaineid pole. Siin on ka muu toidumaatriks juures, ma saan rohkem toitaineid, kõht on rohkem täis. Kuigi, et mõlemas saan sama palju energiat. Piisav kiudainete tarbimine aitab ka aeglustada glükoosi imendumist. See tähendab seda, et sinu veresuhkur püsib natukene tasakaalukam päeva jooksul ning tasakaalukam veresuhkur kombinatsioonis suurema küllastumustundega aitavad üldiselt inimesel ka pikas perspektiivis natuke vähem süüa, mis omakorda aitab üldiselt inimestel natukene kõhnem püsida. Kui hüvedest veel rääkida, siis piisav kiudainete tarbimine suurendab ka roojamassi, seeläbi siis soolestikus ka parandades soolistiku motoorikat ja võib aidata inimesel ka kõhukinnisusega. Tundub, et need hüved ei saagi otsa. Kui just vesi lahustuvaid kiudaineid piisavalt süüa, siis see aitab ka kehast natukene väljutada LDL ehk madala tihedusega lipoproteiini ehk LDL kolesterooli, seda nii-öelda halva kolesterooli näitu, aitab natukene veres alla viia. Paljudel inimestel on see probleem, minul tahab ka natukene kõrgemapoolseks minna. Jälle piisav kiudainete tarbimine aitab natukene, võib aidata seda alla viia. Ja veel hästi üldiselt hüvedest lõppu piisav kiudainete tarbimine üleüldiselt on seoses ka madalama südame-veresoonkonna haiguste riskiga, madalama teist tüüpi diabeedi riskiga ja madalamate teatud vähivormide riskidega. Aga kui palju peaks siis neid kiudaineid tarbima?
Üldiselt miinimum võiks naistel olla 25 grammi päevas, meestel 35 grammi päevas või siis üldisemalt 13 grammi 1000 kilokalori kohta, mida inimene toiduenergiat tarbib. Normaalsed inimesed üldiselt kalkulaatoriga ei löö kokku. Ei seda, kui palju nad päevas mingid kaloreid söövad, ega ka seda, et kui palju neil päeva jooksul kiudainet kokku tuleb. See tähendab seda, et vaatame lihtsalt mõndasid praktilisi näiteid toitudest, mis sisaldavad rohkem kiudaineid ja kuidas neid võib-olla kombineerida. Kaunviljad, ütleme kiudainete mõttes ühed kuningate grupp. Siin on erinevaid kõiki valikuid, läätsesid, herneid, ubasid. Nad on varieeruvad erinevate kiudainete osakaaludega ja mängib ka rolli see, et kas see antud siin näites 100 grammi kiudainete sisaldus, seda toodet siis, et kas ta on toorkaal, kas ta on nii-öelda kuivatatud versioon nendest kaunviljadest või ta on leotatud ja keedetud kaal, kas ta on valmis kaal, kas on konserveeritud näiteks, et konservist saab otse kaunvilju välja võtta ja süüa ja herneid saab samamoodi vedeliku sees või siis herneid saab kuivatatud lasta, siis leotada ja keeta. Ühesõnaga erinevad nagu näidud, erinevad kogused, aga nende kiudainete mõttes nagu on kaunviljad fantastiline allikas, et need endale kuhugi igapäevaellu lisada, mis iganes. Kui kohe ei ole nagu mõtteid, kuhu ma topin neid kaunvilju endale, siis ChatGPT või Claude või mis iganes AI lahti ja kirjutad sinna lihtsalt lauset, tahaks kaunvilju lisada mõnda toidukorda, too mulle 3 retsepti näidet, mida ma, ütleme, eestlasele sobivalt võiksin proovida. Kui sa ka kaunvilju alustad nende söömist, siis osadel inimestel seede kulgla kohe ei ole kõige rõõmsam, kui sinna kõvasti herneid sisse toppida siis või ubasid või midagi, et kui sa tunned näiteks, et puhitust tekitavad, siis alustad hästi väikeste kogustega, et iga päev näiteks natuke herneid, natuke mõned uad ja siis päev-päevalt natuke lisad, vastavalt sellele, kuidas kohas sul mugavustunne endiselt säilib. Ja on suur tõenäosus, et inimese seede kulgla suudab kohaneda nende tarbimisega niimoodi, et lõpuks saad juba suuri koguseid süüa ja pole mingit probleemi ja need on fantastiliselt tervislikud toiduained sinu jaoks. Muideks need gruppide näited, mis siin praegu videos on, ma panen video siis alla kirjeldusse lingi kodulehele, kus on terve see tabel põhimõtteliselt. Lähed sinna lingi peale, saad tervet seda tabelit näha, scrollid üles alla, vaatad, mis asjad sind kõnetavad, mis ei kõneta, saad võib-olla enda menüüs neid rakendada. Teraviljatooted ja kartul, siin on kõvasti erinevaid jälle variante ja kõikides nendes tabelites on toodud pigem nendest toidugruppidest välja just need kiudaine rikkamad variandid. Et kui me vaatame, siin on näiteks täisterariis, kuivainena 16 grammi kiudainet 100 grammis, jõhker kiudaine pomm. Sama nagu valget riisi sööd, siis seal on väga vähe kiudaineid ja sellepärast valget riisi siin nimekirjas ka teraviljatoodete all näiteks ei ole, sellepärast et siin on toodud just need kiudaine rikkad alternatiivid. Nii et klassikaliselt sihuke täistera variant on see, mis annab sulle rohkem kiudaineid. Mis veel näiteks, kui putru meeldib sulle süüa, siis kui tahad kiudainet kogust veel boostida, siis sihuke klassikaline tööriist on poest kaerakliisid või nisukliisid osta, mis on veel suurema kiudainete sisaldusega ja siis näiteks osa sellest helveste proportsioonist on hoopis seal kliid, mis veel boostivad sul seda kiudainete osakaalu. Köögiviljad, klassika. Siin on lihtsalt hunnik erinevaid köögivilju, mida inimesed niikuinii söövad ja enamus nendest kiudainete 100 grammi näitudest jäävad sinna mingi 1, 2, 3 grammi kohta, 100 grammi kohta toorkaalust siis. Aga köögivilju ideaalis me sööme mitusada grammi päevas, mis tähendab seda, et sealt isegi kui 3 grammi 100 on kiudained mingis köögiviljas, siis kui sa juba 300 grammi sööd, see on juba 9 grammi päevas tuleb kiudained juurde, mis on nagu korralik boost. Ja mis võib-olla köögiviljade nimekirjas siin eriti nagu silma hakkab, on lehtkapsas ehk keil, milles on eriti palju kiudainet 100 grammi kohta. Aga muidugi tuleb ka arvestada, et kui palju näiteks mingid salateid ja ütleme lehtkapsa poolest nagu kaalu mõttes me tihti nagu nii palju tegelikult ei söö, sest ta on suht sihuke mahukas ollus taldrikul, et võib-olla porgandit või midagi sellest on võimalik isegi suurem kogus nagu kaalu mõttes süüa, siis isegi kui 100 grammis seal nii palju kiudainet pole, kui lehtkapsas, siis kuna me sööme teda suurema kaalu, siis võib ikka sealt päris palju ka boost'i tulla. Puuviljad nagu ikka, kõik erinevad variandid. Õunpirn, klassika, mõnus sihuke 2-3 grammi kiudain 100 grammi kohta, üks pirn õun kaalub 200-300 grammi, saad koheselt mingi 5-10 grammi kiudaineid ühest õunast, ühest pirnist. Puum, ülikõva, tõmbad ühe päevas sisse, juba tuleb suur ports kiudaineid, mis sa tegelikult võiksid päevas süüa, aga on ka erinevaid teisi puuvilju, millest sa veel saad ka kiudaineid juurde. Marjad, see on nagu sihuke väike kiudainete salatrikk. Miks ta salatrikk on? Sellepärast, et osades marjadest on tohu ja on kiudaineid sees.
aga samal ajal marjad on väga toiduenergia madalad, see tähendab seda, et kaloraaž on neil madal ja ka muid fütotoitaineid on seal väga palju sees, mikrotoitaineid, vitamiini, mineraale on seal väga palju sees, ta on hästi toitainerikas. Lisaks sellele on ka kiudaineid palju. Neid marju selles mõttes vahet ei ole, külmutatult osta endale koju, erinevaid pakke, kui sul värskelt pole hooaeg, näiteks külmutad, topid sügavkülma endale, iga päev võtad sealt mingi portsu endale sulama või siis mikronahjus madalal kuumusel sulatad kergelt üles. Ühesõnaga, lisad neid oma päeva, need on parajad pommid ja mis võib-olla eraldi silma hakkab, on see, et mustsõstrad 6 grammi 100 grammist kiudained, murakad 6 grammi 100 grammist kiudained, jõhkrad kiudainepommid ja pähklid, seemned, õliviljad, viimane kategooria, kui nii võib öelda. Pähklites omajagu osades kiudained, aga tuleb arvestada seda, et pähklid ja seemned mõlemad on väga toiduenergia tihedad, ehk siis seal on 500-600 kilokalorit 100 grammi kohta, kui sa mingi 100 grammi mandleid sööd, siis jah, väga tore, saad 10 grammi kiudainedega, sa saad ka sealt 500-600 kilokalorit toiduenergiat. Jõhker pauk, mis tähendab seda, et pähklite seemnete puhul nad on head lisandid sinu nagu kiudainete päevasest tarbimisse, aga väga suuresti ainult neist sõltud, et kiudainet saada, siis su toiduenergia võib väga lappesse minna. Seemnetest rääkides, siin on 2 lemmikut, minu lemmikut on siin nimekirjas, milleks on chia seemned, linaseemned. Ma iga päev põhimõtteliselt kas söön, üks päev söön võib-olla linaseemned, teine päev söön chia seemneid. Lisaks sellele, et nad on jõhkrad kiudainepommid, mina panen tavaliselt mingi 30 grammi näiteks omale mingi kohupiima sisse või pudru sisse midagi sihukest ja linaseemneid ma ka eelnevalt purustan kohviubade sihukese purustaja odavaga Prismast ostsin, mis iganes 20-30 euri. Purustan ta ära, sest siis ta nii-öelda seedib ja imendub paremini ja need rasvad tulevad sealt paremini kätte. Ja aga chia-seemneid saad otse väga edukalt süüa, aga nad on 30 grammi, kui näiteks mina söön, siis ma saan sealt kohe mingi 10 grammi kiudainet, saan kohe paugu sealt juurde sinna muule toidule, mis ma söön ja samal ajal chia-seemned, linaseemned on fantastilised ka rasvhapete allikad. Omega-3 rasvhapete allikad, küll mitte sama grupp, mida sa rasvasest kalast saad, ehk siis rasvases kalas on nagu spetsiifiliselt omega-3 nagu grupeeringud, mida sa sealt saad, on nagu eriti kasulikud, aga endiselt osa ka chia ja linaseemnete omega-3 rasvhapetest konverteeruvad ka nendest, mis sa rasvasest kalast saad. Pikk jutt lühikeseks tähendab seda, et endiselt need omega-3 rasvhapete tasakaal ka sellisel kujul, mida sa chia ja linaseemnetest saad, on väga-väga kasulik sulle. Need on niisugused asjad, mis mina nagu põhimõtteliselt iga päev kumbagi neist proovin süüa, need väga tallikad, aga ka kõik teised seemned ja pähklid ja õliviljad. Ja kuidas siis praktikaga pihta hakata, tähendab seda, et kuidas lihtsalt, kui sul on see nimekiri näiteks sees, siis lihtsalt vaadata, et nagu mis asju sa praegu oma päeva jooksul menüüs sööd, mis asju saaksid välja vahetada selliselt näiteks, et valida mingid alternatiivid siit kiudaine rikastest variantidest, juhul kui sa näiteks tunned, et sul kiudainete tarbimine võib-olla on madalama pool see päevas. Et valida näiteks oma igapäeva menüüsse nendest toidugruppidest ka mingeid variante, et välja vahetada mingeid olemuslikke asju, näiteks mis sa sööd, vahetada neid nende vastu, mis on kiudaine rikkamad, näiteks on väga hea väike sihuke nipp. Lisaks sellele võib ka lihtsalt praktilise näite tuua, et siin on näiteks üks näide päevas tarbitud näiteks mingitest allikatest, mis siis kiudainet kokku annavad juba sihukese normi, ilusa normi kätte, päeva nagu lülitada need sisse mingiteks toidukordadeks. Siin on ka näide näiteks, kuidas need päeva peale jaotada, et näiteks hommikusöögiks midagi teed kaerelvestega ühesõnaga. Mingi retsepti, mingi asja teed oma hommikul kaerelvestega, näiteks paned sinna marju juurde, sealt tuleb sul hea ports juba. Vahepealaks paned see lõuna sinna vahele, juba tuleb sealt juurde. Lõunasöögiks näiteks on sul köögiviljad ja kaunviljad on lisaks mingile muule asjale, mida sa sinna juurde sööd, mingid retseptid, et näiteks juba sihid kiudaine rikkaid, nagu päeva peale näiteks neid allikaid, juba tuleb hea ports juurde ja õhtusöögiks sinna juurde, pähkleid ja seemneid ja siis ka teraviljatooteid ja ühesõnaga see näiteks on lihtsalt näide nagu, et kuidas päeva peale nagu sihtida näiteks neid kiudaine rikkaid allikaid, mida sa ise saad sealt tabelist siis võtta. Ja lõppu veel mõned nipid, et mida siis jälgida, kui sa proovid näiteks hakata kiudaineid endal suurendama. Esimene on see, et kui sinu kiudainete tarbimine on suhteliselt madal praegu, hüpata nüüd nagu 0-100, et ütleme, et näiteks võib-olla sa sööd suht vähe päeva jooksul kiudainete rikkaid toiduaineid ja nüüd sa topid kõik toidukorrad kiudainete ülirikkaid toiduaineid täis, siis see hüpe 0-100 võib selline olla, et sul võib tulla kõhuvalu, puhitust, ebamugavustunnet, sul seedekulgla ei pruugi olla sellega harjunud lihtsalt. Siis on parem teha järk-järguline üleminek, see tähendab seda, et näiteks kas või ühes toidukorras päevas kõigepealt lülitad kiudaine rikkamad variandid sisse ja siis, kui sa tunned, et seedekulglal on kõik okei, siis mingi hetk lükkad lõunasöögi juurde, mingi hetk lükkad õhtusöögi juurde, vahepealad juurde, et lähed nagu järk-järgult suurema kiudainete tarbimise peale, et seedekulglal seda suurest hüppest ebamugavust ei tekiks. Veel nippidest, klassika on ka, kes teab taldrikureeglit, aga ühesõnaga taldrikureegi järgi lihtsalt, et näiteks põhitoidukord on sul hommikusöök, lõunasöök, õhtusöök.
lihtsalt jälgid, et sul on seal mingi kogus alati oleks aedvilju. Aedviljad on siis köögiviljad, puuviljad, marjad, et nendes kategooriates, nendes gruppidest oleks sul näiteks igas põhitoidukorras mingi allikas, kas köögiviljadest, marjadest või puuviljadest olemas või siis kombinatsioonis neid ühesõnaga. Et see mõte sellest, et sul on nagu see taldrik, mingi toit on sul hommikuks, lõunaks, õhtuks, aga kas seal sees on mingit aedvilja, ehk siis kas köögiviljadest, puuviljadest, marjadest mingit kombinatsiooni või ühte nendest gruppidest esindatud. See on ka viis, kuidas nagu oma põhitoidukordades aidata nagu sihtida kiudainete rikkamaid valikuid. Veel on praktiline, kui sa näiteks tarbid mingeid tooteid, millel on ka nagu pakend, mille pealt sa saad lugeda toote etiketti sealt tagant, et 100 grammi toodet sisaldab keskmiselt. Siis kui on erinevad näiteks tooted, siis kui sa juba poes käid näiteks, sa võid hakata vaatama, et okei, kui palju huvitav selles tootes on 100 grammi kohta kiudaineid, sellepärast kiudained on eraldi välja toodud toote etikettidel ja kui sa mingid valikuid poes teed, siis sa võid hakata seal juba poes tegelikult vaatama, et okei, et huvitav palju siin kiudaineid on, huvitav palju seal kiudaineid on. Kui sa mingit sepikut valid, siis võib-olla sa hakata valima, et okei, äkki ma valin natuke kiudaine rikkama sepiku, kui sa mingid leiba tahad osta, valid võib-olla mõne kiudaine rikkama leiva. Ja siis hakkad juba nagu liikuma selle spektrumi peal seal kiudainete rikkuse suunas. Ja viimaks veel, et liikuda seal spektrumi peal, see tähendab seda, et mitte 0-100, vaid hakata nagu samm-sammult liikuma seal suunas, et neid rohkem tarbida, juhul kui sa neid praegu vähe tarbid. Ja hoida fookuses see, et eesmärk on süüa rohkem toite, mis sisaldavad kiudaineid ja rohkem toiduaineid, mis sisaldavad rohkem kiudaineid. Ja mitte ilmtingumata ainult jääda sellesse kiudainete grammidesse kinni, vaid ka mõelda toiduainete tasemel, et millised on need toiduained, mis võiksid minu taldrikul hakata vaikselt rohkem esinema ja see vaikselt viib sind selle kõrgema kiudainete tarbimise suunas niikuinii. Aitäh kuulamast! Kui sulle meeldis see video, siis võib-olla sulle meeldib ka kuulata sellest, et mis on levinuim viga, kui inimesed kükiliigutust teevad. Panen selle video kuhugi sulle siia.